ma jõin Aperol Spritzi jäin lahkudes Buenos Airesest, viimane asi ei seisa lennujaamas. Ja siis ma jõin Saaremaal. Nüüd 3. korda on Tallinna lennujaamas, kell on umbes 1:40 öösel, ma ei tea, kas see on nüüd hommikune joomine või. Aga mulle see Aperol Spritz hästi maitseb. See on ka mõnus lahe jook. Sõbra mekkis ka seda, ütles, et oli väga hea, aga ma ei tea, kas loomadele tuleb anda Aperol Spritzi. See on natuke eriline sõbra, on tegelikult ametlikult mänguasi, et ta tohib. Vot. Ma olengi siin lennaamas, joon Spritzi, ootan Riia lennukit. Ütleks midagi tarka, aga ma ei tea. Miks ma seda lapsepõlve unistust tulin nüüd täitma või? Et saada seda vunki tagasi. Ma mõtlen, et elus oli vunk olnud, see on kõige suurepärasem asi üldse. Näiteks ma olen näite, et kui ma Katalooniasse läksin, ma hakkasin katalaani keelt õppima 2004. aasta oktoobris. Ja siis 2006. aasta kevadel tegin C-taseme eksami edukalt ära. Kuidas see võimalik on? Katalaani keelt õppisin just rääkima mingi soravalt 3 kuuga. Mul oli see vunk, mul oli see õnnetunne, mida kui ma vikisin uuesti, käisin 20 aastat hiljem, kui ma elasin tol alles. Tuli meelde see vunk. Ja teine vunk oli, kui ma käisin seal Kataloonias Barcelona teoloogia teaduskonnas ladina keelt õppimiseks. See oli ka vunk. Ja vunk ei ole, on kuidagi selline halvatus või selline paralüüs. Ma ei tea, millest see on tulnud. Ma tean küll, millest see on tulnud, aga see on väga pikk ja poliitiliselt ebakorrektne jutt. Jah, kell oli 2 öösel, ma siin laberdan ja joon. See on väga mahl, see on väga laste jook, laber. Aga jah, et inimesed, kes ütlevad äriklassi salong on kallis, siis ma ostsin kilo võileiva ja see on Aperol Spritzi ja see maksis mulle 16,80. Ja kui ma ostan praegu kupongi äriklassi salongi, see maksab 29 eurot. Praegu äriklassi salongis on kinni, see võidakse 4,30 lahti, aga kui te mõtlete, et tahate lennama tulla mõned tringid teha, eks ju, ärge olge rumalad, minge lounge baasi, ostke endale see äriklassi salongi see pääse ja olete seal üleval VIP-saalis ja võite teha endale trinke üle pea. 4 trinki juua seal enne ja siis lennukis roomata. Nii et see on selline huvitav teema. Inimesed taipa tegelikult. Ma alati, kui ma lennavas olen, ma mõnikord näen keset päeva, kuidas inimesed jõuavad kokteile lennava baari ja siis mõtlen, et vaesed inimesed, et miks te ei lähe salongi, te oleks raha kokku. Aga te ei tea, mina olin ka mingid aastakümneid sõitsin lennukiga, ma ei taibanud, et see teine tsoon on nagu olemas üldse. Ma nägin küll need äriklassi reisijad ja ma olen tegelikult neile hästi tänulik, sellepärast ma teadsin juba tollal, et nemad maksavad ja osasid minu pileti ka kinni, eks ja, sest kui oleks saanud turistiklass lennukites, siis lennufirmad oleksid pankrotti kõik, eks järjest. Aga ma ei mõelnud kuidagi, kuidas nad nagu, et neil on mingi eriline nagu omaette olemine ja selline. Ma ei mõelnud selle peale. Aga täna ma sinna ei lähe, sest ma saaksin olla mingi pool tundi selle äriklassi salongis, see pole nagu mõttekas. Nii et täna ma joon siis laaberdan lennava baaris. Sõbrake, saad ka Aperoli või? Ei taha praegu. No väike ka, ta liiga palju ei taha seda Aperoli, sest ta näiteks on sebraadis, ta on väike. Aga ta ei ole kurjategija, ta läks sellest masinast ilusti läbi. Sest kui sa ostad ikka osta eest mingi sebra, siis sa kunagi ei tea, mis seal sebra sees on. See sebradega on parem Singapuri näiteks mitte minna, sest võid lõpetada kuskil võllapuu all, eks. Et on narkosebra. Aga ei ole, korralik sebra. 50 sendiga narkosebrat ei saa.
aga ma ei tea, noh. Lennamäe kõigest hoolimata on selline tore paik. Lennamäel on see, et on nagu need vahevormid, et keegi kunagi üks influencer tegi sellise video ja ütles, et ta oli nagu pettunud, et Lennamäel on nagu kas see oli ärilises salongis oligi, kui ta ütles, et ei saa olla nii, et ärilises salongis on hommikusöök, lõunasöök ja õhtusöök, sest Lennamäel ei ole aega. Ei ole aega, et kuna inimesed tulevad erinevatest ajatsoonidest, eks ju, siis ei saa olla nii, et on mingitel aegadel on mingid söögid ja mingitel teised ja noh, miks ma selle Kantas Hongkongi panen nagu esimesele kohale salongides on see, et ma läksin sinna väljaspool Kalmaari aega, Kalmaar on see kõige kuulsam toit, see Kantas salongis, eks ju, ja mulle öeldi, et Kalmaari ei ole, aga me teeme teile, kui te tahate. Nii et nad ei nagu aktsepteerisid seda, et see aeg on nagu väga-väga teistsugune lennaades. Sinu jaoks on, eks ju, hommik, aga kellegi teise jaoks on sama, noh, tal on enne ajavahed, on tuleb teise lennuki pealt, eks tal on lõuna või õhtu, eks ju, ja sa hakkad talle ütlema mingit, et tal on mingid kindlad toitusema, absurd. Vabandust.